ma toon ühe sellise näite, et kui erektsioon kukub ära, vaatad, et ilgelt äge naine, nagu täiega hot ja siis sul ei tõuse. Kuigi sa nii tahaks, et praegu just on see hetk. Mul oli kunagi üks lemmik tüdruk, ta nägi tohutult hea välja, tal oli suurepärane keha, tal olid sellised noor tüdruk, ma olin ise ka noor siis, sellised tissid, et võisid roosis ja niimoodi tisside vahele püsti panna, nad olid nii prinkis, et see roos püsis seal kahe tissi vahel. Ja lõpuks ma sain ta kätte. Ja jummal, ma olin nii õnnelik mees. Aga mul ei läinud kõvaks tema peale. Ja see oli minu jaoks nagu selline katastroof või maailma lõpp. Mina olin siis noor ka ja ma ei teadnud üldse nendest asjadest midagi. Ma olin vast mingi 20 või. Ja ei lähe kõvaks ja kõik ja ma ei oskanud selles olukorras midagi teha. Me seal musutasime edasi ja mängisime, aga nagu seksiks ei läinudki. Ja tagantjärele, ma aastaid tegelikult põdesin seda, aga tagantjärele ma ütlen praegu, vaadates sellele tagasi, siis jumal tänatud, et ma sellega naisega kokku ei jäänud. Sest et kui ma oleks temaga maganud, siis ma tõenäoliselt me käiks ja oleks, ma ei tea, mida kõike seal veel juhtunud ja me oleks kokku jäänudki. Aga vaadates oma elu praegu ja seda, kus tema oli ja mis perest ta pärit oli ja kogu see tema maailm ja minu maailm, need olid nagu siga ja kägu ja ausalt mul on ja see arusaamine jõudis minuni tegelikult alles hiljuti, kui üks tantra õpetaja, mu hea sõber rääkis, et tema valib naisi riistaga. Et tema riist juhatab seltskonnas teda, navigeerib nii-öelda, et kelle peale tal läheb kõvaks, sinna poole ta liigub. Ja mõni inimene, kes tundub nagu äge, aga keha poolt sellist erektsiooni ei ole, siis ta sinna poole ei lähe. Ja siis mul nagu koitis, et aga tõesti, minu elus on ka olnud neid inimesi ja neid hetki, kus minu see riistamõistus on öelnud mulle no go, ära sinna poole vaata. Ja isegi siis, kui see imeline paljas keha on mul juba kätte vahel, minu mõõk on jäänud puhkama ja öelnud, et meie sinna ei lähe. Ja tagantjärele ma olen oma lingamilele nagu väga tänulik, et ta sellel hetkel, kui minu mõistus oli juba kadunud ja mina olin juba maha müüdud, siis tema säilitas oma kaine meele ja ütles, et see ei ole sinu vallutada praegu. Et vahel tuleb usaldada ka oma füsioloogiat. Et me kipume olema kogu aeg selles sooritamises ja meie arvates ju on äge. Vot selle naisega praegu see, mis toimub, peakski olema see äge värk, eks ole. Aga võib-olla on see not meant to be. Mõistad, Priit?